kaks utte, kes on tunnistatud lambakasvatajate suvepäeval kaunimateks. Üks siis valgepealiste ja teine tumedapealiste hulgas. Valgepealine kutt, kes praegu minust möödub, on pärit Lääne-Virumaalt Reegivi OÜ, kelle omanikeks on Tiina ja Vaino Hugo. See hunt on küll ükskord poeginud, aga tal oli kõik elu ees neid tagasi toota. Teine hunt on pärit Viljandimaalt, tumedapealine ja suur Närska talust, kelle omanikud on siis Lilian ja Aivar Veske. See hunt on üle 6 korra poeginud. Nii, palume selle valgepealise hunte nüüd ringi lõppedes siia Pügaja juurde tuua ja täna esitab meile lammaste pügamist Raivo Peit, kes on Jahines OÜ firma esindaja ja kui teil on vajadus siis oma tuttavatele või endilegi lammast pügada, siis olge hea, võtleme ka pärast demonstratsiooni ühendust. Palun, Raivo. Eesti valgepealine hunt, kelle veretiivi jääb, kelle veresiiv tegelikult sellepärast teksel, ole hea oska natuke ringi keskel, et oleks võimalik helistada, on pärit OÜ Kivist Lääne-Virumaa. See jäär on sündinud 2005. aastal ja tal on juba ligi 300. Vabandust, see jäär, kes praegu keskel on sündinud 2009. aastal, aga rühma on endiselt OÜ Kivi. 100% Excel ja miks me neid kuulsud rõhutame on see, et Eesti valgepealist ja Eesti tumedapealist parandavad erinevad tõud, mida te siis kuulete. Üks nendest on valgepealistele siis Excel. Nii, Torseti veresus valgepealiste parandajad tõu, ole hea, astu keskele poole on toodud eelmine aasta Soomest, sündinud 2009. aastal, kuskil 30 talle isa, üks tema järglastest tuleb täna ka pügamise ringi ja veresus on siis Torset, et natuke nagu veidi erinev, ta pea on küll karvadega kaetud, kui näete. Jah, aitäh, Urmas. Pärit siis Pärnumaalt. Urmas ja Vii Aava Tautsi talu. Nii, palume nüüd näitame nüüd 2000 soojaga. Oleme siia 50%-lise veresusega. Tema on pärit küll Lääne-Virumaalt, aga hetkel ta teeb tööd Valgamaal Sulavalas. Tal on ligi 150 järjest. Siis
ka üks 2009. aasta Eesti valgepealine jäär, pärit Põlvamaalt, oli joostu keskele, siis teised näevad. Põlvamaalt Väike-Auga talus, Urmas ja Elis omanikud. Ja veel jäävad veel ei ole järglasi. Ja olge hea, loomulikult kõige ringimaid leia praegu üles, mitte pabel. Excel. Valgepealistest on esitamata veel üks 2010. aasta Peksel. Peksel 100% Pekseli veresusega, kes pärit on kõrvalt Reegiööst, aga teeb tööd praegu Turatalus Valgamaal ja tollel jääral on järglasi ligi 300. Nii, nüüd on valgepealiste jäärede kuni. Esitamata on meil tumedapealiste tõu parandaja Suufolk. Tema on Varromaa talus, Lahtumaa, Elja Liisi, Kitsama omanikud ja see suurem jäär on siis 2005. aastal sündib. Ja tal on järglasi üle 400. Üks tema järglastest on ka siin perenaise kalutada. Nii palun. Kübane jamas ka pihta, vaadake, praegu ta näitab natukene rahulikumalt, teised omad on natuke kiiremad. Ja loomulikult palun teine. See on teine pool, jah. Esitamata ringis käidates veel kitsed. Kitsed läheb nimi natuke väiksemuse ringi peale, siis on paremini näha. Mõlemad on Eesti kitsed, valgel on natukene saame veel sees, teil on puhas Eesti kits. Valgel kits on 2004 sündida ja hariklased Viljurit 2006, kellel olevat pidevat kolmik-talve. Ta on ka 2010. aasta rahvalemmik, oli ka 2009 ja 2008. Valgekits on pärit Väike-Talus, Pärnumaal, Kelke ja Mahalapakku omanikud ja Kiljukits on pärit Pärnumaa, Jaanila OÜ-st omanikud Julga ja Joel Talus. Nii kaudu küba ma veel tuletan ütlen veel kord, et Eesti valgepealist lammast parandab siis programmi järgi Excel, Dosel ja Raamatõu ja tumedapealist lammast Suufolk, Oxford ja Saksa üsapealine, aga Saksa üsapealine jõudnud enne seda näitust õnnetus ja kunagi ei saanud seda tuua. Oxford on koos veel looma Eestis hetkel ei ole.
Omanikud ma palun nüüd täiskasvanud jäärad. Palun tulla keskele. Mingi ütlemine, et oleks mina oinaks. See oleks solvamine nende meeste kohta ja rääkimata siis jäärade kohta. Ja mitte kuidagi ei kannatama välja, et Hispaanias ärritatakse härgasid. No ma tahaks näha, kes suudab ärga ärritada. Need on ikka kõvad pullid ja näidata, mis ta tegi seal 2 meetrit ja olnud midagi, kuhu hüpata. Aga nüüd on proovime rahva poolt, et milline jäär on kõige kenam. Kas mustapealine? Nii, keskmine valgepealine. Äärmine valgepealine.